kunagi väga ammu elasid inimesed kõik koos. Ikka mitu põlvkonda ühe katuse all. Siis ei olnud ka nii palju üksikuid inimesi. Ja kui keegi jäigi vanas eas üksi, siis oli kogu küla teda aitamas. Lapsed tõid talle süüa ja aitasid koristada kodus. Aga ühe eaka vanamehe juurde meeldis lastel eriti palju käia. Sellepärast, et tema mitte ainult ei rääkinud neile muinasjutte, vaid tema ka veel tegi ja kinkis neile mänguasju. Oi, millised mänguasjad need olid. Väikesed kasetoust majakesed. Hobused ja inimeste kujukesed. Linnukesed, mis olid päris sulgedest tehtud. Lastele väga meeldisid neid mänguasjad. Ja nad kogu aeg tahtsid nendega mängida. Ainult, et need mänguasjad olid väga haprad. Hästi õrnalt, kohe kergelt läksid laste käte vahelt katki. Siis lapsed aga nutsid ja sellepärast kurvastasid ka nende vanemad. Ja ükskord läksid kõik selle küla vanemad selle vanamehe juurde. Ja ütlesid talle, aitäh, et sa teed ja kingid meie lastele nii ilusaid mänguasju. Aga palun, tee neid tugevamaks. Et need mänguasjad ei läheks katki ja et meie lapsed ei nutaks. Ja see vanamees naeratas ja ütles, minu mänguasjad õpetavad midagi palju tähtsamat teie lastele. Sest tuleb aeg, kui teie lapsed saavad suureks ja keegi kingib neile oma südame. Aga armastava inimese süda on palju õrnem kui kõik need pisiasjad, mida mina siin valmistan.